Tere tulemast minu kanalile Nauding energiast. Mina olen Maris Pähn ja see on videosarja Sinu isikliku elutee eesmärk 3. osa. Kuidas see teema üldse sündis? Esimeses osas rääkisin ma sellest, kuidas minu arusaamise järgi elu eesmärk ei pruugigi olla mingi käega katsutav saavutus, vaid miks me üldse eksisteerime. Et tegelikult elu eesmärk võiks hoopis olla mingis seisundis või mingit teatud olekus kulgemine, ükskõik mida sa teed oma elus, siis mingis vastavas seisundis. Ja teises osas, kui sa seda veel näinud ei ole, siis mine piilu siinsamas YouTube'i kanali peal. Teises osas rääkisin sellest, kuidas vabaneda võõrastest mõjutustest. Et selles omas loomulikus olekus me saame olla ainult siis, kui me teame, kes me oleme, kui me lubame endal käituda ja väljenduda ehedalt. Ainult siis on võimalik oma isiklikku eluteed käia ja väljendada ja nautida. Nii, aga ma pikemalt ei teegi siis sissejuhatust, lähme kohe teema juurde. See 3. osa siis on selline kokkuvõtlik ja kõige konkreetsem nendest videodest. Et kui eelmised videod olid sellised natukene mõtisklevamad või spirituaalsemad, siis seekord ma räägin ka sellest, et kuidas siis teada saada, mis on sinu elutee eesmärk siin maal sellel eluajal. Et see kõik nagu liiga õhku ei jääks. Ja selleks on näiteks võimalik vaadata Human Designi eneseavastussüsteemi kaudu konkreetsemalt neid teemasid, iga inimesel individuaalselt. Hingeteekond. Et selles kontekstis siis ma räägin sellest, et me kõik oleme palju enamat kui see käega katsutav ja silmaga nähtav. Ja me oleme palju pikema elueaga kui see, kuhu ellu me praegu oleme sündinud ja kuhu me oleme teel. Et igal inimesel on oma hing, mingi suurem teadvus, mis on juba palju targem ja kauem kogemusi omandanud kui meie siin praegu oma maises elus. Ja selleks, et seda hingeteekonda siis käia rahulolevalt ja et tunda sellest kõigest nagu mõtet, on väga hea vaadatagi sellesse kulgemisse nagu kõrgemalt perspektiivilt. Et tuua siia sisse ka eelmised elud, karma teemad ja tuleviku potentsiaal. Et nagu ma juba enne mainisin, siis see hingeteekond ja see oma hinge eesmärgi välja elamine, väljendumine, siis võiks olla hoopis mingi olemise seisundina, mitte eesmärgina. Sest et mõelge selle peale, et loomulikult on hea, kui inimestel on mingid eesmärgid, mingid sihid, kuhu sa tahad jõuda. Aga eesmärk on võimalik erinevalt saavutada. Kujuta ette, et sa tahad mingit konkreetset mingit positsiooni saada näiteks ühiskonnas. Sul on võimalik see positsioon saavutada üle laipade, läbi tule ja vee, hambad ristis, sellise seisundina. Kuidas see seisund sulle tundub, kas sa tahaksid sellises seisundis igapäevaselt olla? Või siis sa tahaksid selle sihini jõuda, aga oma loomupärases ja usaldavas seisundis näiteks. Näiteks sellises armastuse seisundis või mingis olla laskmise seisundis, kerguse seisundis. Et kõike on võimalik saavutada ka erinevatel viisidel. Ja selleks, et me saaksime seda hinge eesmärki välja elada,
on vaja iseendaga usaldavas kooskõlas elada. Ja see, et täna me elame siin maamuna peal, aga meie täpselt ju ei tea, mis see meie hinge eesmärk on, et miks sa siia sündinud oled. Miks mina siia sündinud olen. Et vaevalt, et me oleme siia sündinud, et lihtsalt hommikul üles ärgata, silmad ära pesta ja siis kuskil natukene tööd teha ja siis jälle puhata. Et sellest asjast võiks ka mingi tulu tõusta, midagi iseendale saada, hea rahulolu. Kust me tuleme ja kuhu me läheme? Et kindlasti te olete kuulnud sellist sõna nagu karma. Ja ma olen üpris veendunud, et karma sõnaga tuleb kohe meelde ka midagi sellist pigem negatiivset võib-olla või mingit sellist nagu ei ole midagi head. Et kõige lihtsamalt tegelikult karma on siis mingi teo, mõtte või kavatsuse tagajärg, mis omakorda mõjutab tuleviku kogemusi. Seda võiks natukene võrrelda doominoefektiga. Et kui sa doominoklotsi lükkad liikvele, siis see omakorda mõjutab teisi doominoklotse ja tekib selline ringlus, energiaringlus. Et karma on siis samamoodi nagu energia jäävuse seadus, et kui inimene kas praeguses elus või kuskil eelmises elus kogu selle hingeteekonna jooksul on kusagil midagi korda saatnud, kas head või halba. Ja see on ka muidugi suhteline, et mis asi on hea ja mis asi on halb. Siis see toob kaasa talle endale mingeid vastavaid tagajärgi. Aga on vaja aru saada, et see ei olegi karistus. Et tavaliselt räägitakse nagu halvast karmast, et mul juhtus see halb asi ja et mul on nii halb karma ja seda ei saagi nüüd kuidagi muuta ja ma olen hukka mõistetud nüüd elu lõpuni ja aegade lõpuni. Et ei, et karma, mida me siin elus kogeme, see võib tulla kuskilt väga aegade pikast ajast tagasi, pikka aega tagasi juba mingi kogemus. Et karma ei ole tegelikult muud kui hinge arengutee. Ta näitab meile välja neid kohti, mida meie kui igaüks kui unikaalne hing, unikaalne olend on siia ellu tulnud õppima. Et meie eesmärk on tegelikult siis siit midagi õppida, kaasa võtta ja järgmises kogemuses targem olla. Karma siis võib olla mingi korduv muster, mis vajab lahendamist. Et kui tulevad elus ette tihti ja korduvalt mingid sarnased olukorrad või sarnased suhted, mis siis alati tulevad mingid probleemid või mingid takistused ette, et siis tegelikult see näitab ära selle koha, kus sügavamalt asjasse süüvida ja näha neid õppimiskohti, et mida sa saaksid siit õppida, mis vajab lahendamist. Ja nii kaua, kui see muster ei ole lahendatud, siis see käibki ringi. Selle nimi siis ongi karma, et käib ringi see energia. Teiseks karma võib olla mingi teema, mida hing tuleb siia läbi töötama. Et enne kui inimene kehastub siia maa peale, siis ta saab mingid konkreetsed ülesanded või mingid teemad, mida siin siis õppida. Ja samuti karma võib olla mingi õppetund, mis vabastab uuele tasandile. Et kui õnnestub see korduv muster või problemaatiline teema siis ära lahendada või läbi töötada, siis see viib hinge ütleme nagu järgmisele levelile, kui see oleks nagu mingi videomäng, et siis sa nagu murrad lahti mingi koodi ja saad midagi veel ägedamat kogeda ja uusi asju teha.
Ja samuti võib karma olla hingedevaheliste lepingute osa. Et kõik need olukorrad, mis meil ette tulevad, üldiselt need ei ole ainult sinusse enesesse puutuvad, aga tihti need võivad olla seotud ka teiste inimestega. Et näiteks, kui sinul midagi juhtub, siis ju see mõjutab sinu lähedasi ka. Seda, kuidas nad sellele olukorra reageerivad. Et võib-olla, kui keegi haigestub, siis see ei pruugi alati olla ainult õppetund sellele inimesele, kellel siis see terviseprobleem on, aga ka ülejäänud lähedastele, et mida nemad selles olukorras siis saaksid õppida ja kuidas seda siis enda hinge arengu hüvanguks ära kasutada, kui nii võib öelda. Et siis jah, midagi sellest raskest kogemusest õppida, mis aitab uuele tasandile minna. Et selles mõttes jah, tihtipeale karma teemad on keerulised ja sellepärast neid nimetavad paljud inimesed negatiivseks. Aga kui need teemad ära lahendada, siis see energiaringlus, selle saab ümber keerata, ratas muudab suunda ja karma muutub positiivseks. Et see ei ole mingi hukatus. Et siia me olemegi tulnud õppida ja areneda ja siis parema suunas edasi minna. Aga kuidas seda karma tsüklit siis võiks vabastada? Kui ma selle karma teema ära räägin, siis lähme edasi ka selle hinge eesmärgi juurde läbi human designi ja erinevate süsteemide, kuidas teada saada, miks sa siis ikkagi oled siia tulnud ja mis need sinu karma ülesanded on. Sest need on igal ühel väga erinevad. Et tegelikult see on hästi sarnane igasuguste tsüklitega, näiteks räägitakse ka ju, et kuidas sõltuvustsüklit murda või kuidas mingeid tunnete nõiaringe murda. Et kõik need on sellised nagu omavahel seotud, et kui sa kuskilt seda nõiaringi ei murra, siis see käib ringi lõpmatuseni. Aga iga tsükli vabastamise või läbimurdmise alguseks on teadvustamine. Et kui sa märkad ja mõistad, et miks see muster või see teema üldse tekkinud on, sa võid läbi elu käia, samu ämbreid läbi kolistada, aga kui sa ise ei näe, et asjas üldse mingi probleem on või mingi muster, siis nagu siit ei saagi edasi midagi paremaks minna. Et kõigepealt tuleb ikkagi märgata ja teadvustada, miks see muster tekkinud on. Ja kui sa oled näinud, et mingi teema on, siis sa saad otsustada, katkestada automaatse reaktsiooni, et sa ei käitu enam nii, nagu sa tavaliselt selles olukorras käituksid, vaid mõtled, et kuidas ma teisiti saaksin valida, teistsugune valik. Ja see siis aitab läbida seda karma õppetundi. Ehk siis kõigepealt teadvustad, siis saad teise valiku teha ja ainult siis sellest uuest valikust ei piisa, vaid see tsükli lõpp, see uus käitumisviis on vaja ka kinnistada. Et kinnistada saab oma olekuga, kaastundega, armastuse tundega, et lõpetada ära see energeetika seal taga. Et selle kõige sügavam sisu ongi see energia, mis mõjutab. Kui sa kõige selle situatsiooni läbielamise peale, kõige selle töö peale, mis sa oled teinud selle tsükli vabastamise suhtes, siis mõtled järgi kaastundega, õigemini tunnet, sa ei saa seda mõelda, armastuse tundega, siis see lõpetab selle süütunde, vastupanutunde, mis muidu hoiakski energiat ringluses.
Nii, aga nüüd siis konkreetsemalt edasi eelmiste elude ja tuleviku potentsiaali juurde. Nagu ma juba alguses ütlesin, siis kui nüüd kõrgemalt perspektiivist vaadata, siis me oleme palju ürgsemad ja suuremad kui see meie eluaeg, mis meil praegu siin käsil on kõigil. Ja selleks, et tänast olukorda parandada või mingeid olukordi lahendada või lihtsalt kergemalt, mõnusamalt elada, me saame ammutada infot siis eelmistest eludest ja mõista, mis see meie tuleviku potentsiaal üldse on siin. Ja selleks on erinevaid võimalusi. Et kui me nüüd mõistame, kuidas karma töötab, siis me saame aru, et ka eelmistest eludest läbi elatud kogemused siiski mõjutavad meid veel hingetasandil siin koha peal. Et tihtipeale on nii, et on mingid mustrid või olukorrad elus, et me ei saagi tegelikult põhjusest aru ja need võivad olla nii sügaval, et ei saagi teada lihtsalt ise, enne kui asjasse sügavamalt ei süüvi. Ja kuidas me saaksime seda nii kauget minevikku meelde tuletada? Et kui muidu psühholoogias ja nagu sellises teaduslikumas valdkonnas räägitakse sellest, kui tähtis on meie lapsepõlv ja kuidas noorusaastate areng meid mõjutab. Aga see hingeteekonna käsitlus nagu läheb veel kaugemale minevikku, ehk siis nagu veel enne sellesse aega, kui me siia ellu sündisime. Paraku on nii, et kui me siia sünnime, siis me unustame ära, et mis seal nagu enne juhtus. Et kuidas siis seda uuesti teada saaks? Ja kui sealt nagu midagi tarkust teada saab, et kuidas see aitaks meid siis siin elus oma eesmärki teada saada. Ja selleks on täitsa praktilised ja konkreetsed viisid olemas. Mina ise olen näiteks kõige lähemalt seotud human designiga. See on üks selline, see on eneseavastussüsteem, mis kombineerib astroloogia, tšakrasüsteemi, Kabala elupuu ja Hiina I Ching muutuste raamatu. See on väga laiapõhjaline ja aitab väga palju meist endist aru saada ja ennast vastu võtta, aksepteerida ja enda loomupärase olemuse järgi siis elada. Seda hinge eesmärki, elu eesmärki väljendada. Ja need süsteemid, mis ma siia kirjutan, on astroloogia, Destiny Matrix, kus on siis täitsa olemaski selline karma alapealkiri. Et need on sellised süsteemid, kus sünniaja ja koha järgi arvutatakse taevakehade asukoha järgi sinu sünnihetkel välja need temaatikad siis, kas eelmise elu teemad või siis see tuleviku potentsiaal. Ja ütleme, et need on sellised isegi nagu natuke põnevad asjad, mida uurida, et siin kindlasti midagi kartma ei pea, et mis siit välja tuleb. Kõik on lihtne ja loogiline. Keda ennast nagu huvitab, seda saab isegi ise uurida. Astroloogiat teate kindlasti kõik. Destiny Matrix on ka üks süsteem, suhteliselt hiljuti välja tulnud ja see ühendab numeroloogia ja tarosüsteemi, tarokaardid. Et neid saab kõiki internetist ise uurida või siis küsige minu käest või saab mingite teiste spetsialistide käest uurida neid asju. Pärast ma toon konkreetsema näite human designi kohta. Aga miks ma rääkisin sellest, et need süsteemid on nagu sellised süütumad, sellepärast, et on ka teisi meetodeid, kuidas siis oma eelmiste elude
ja praeguse elu suhet uurida, kus sa siis saadki nagu kogemuslikult minna sinna sügavamasse teadvusesse. Näiteks regressiooniteraapia, hüpnoosi ja meditatiivsete rännakute puhul. Ja need on sellised asjad, kus sa siis kas mõne spetsialisti abil või kuidagi hüpnoosis või ütleme, need meditatiivselt võib-olla õnnestub mõnel inimesel ka ise sinna jõuda rännakuteni, kus on nagu natukene vaja enne mõelda, kas sa tahad seda päriselt teha. Ma kohe selgitan, milleks see on oluline. Akashi kroonikad, kes ei ole Akashi kroonikatest kuulnud, siis see on, Akashi kroonikad on energeetiline ruum, ütleme siis, võime seda kujutleda nii. Seda tihtipeale võrreldakse raamatukoguga, mingi väga suure andmebaasiga, kus on salvestatud, talletatud iga inimese, iga kogukonna, ühiskonna, terve kollektiivi, kõik kogemused, kõik emotsioonid, kõik tulevikupotentsiaal ja seda siis energeetilise sageduse kujul. Et see raamatukogu näide, see on lihtsalt selleks, et inimese mõistus saaks seda võrrelda millegagi, mida ta juba teab. Aga tegelikult see on siis ilmaruumis, ütleme eetris, selline energeetiline ruum. Ja sealt saab küsida küsimusi. Minul on sellega nii palju kogemusi, et ma olen iseenda kohta küsinud. Teiste kohta ma hetkel ei soovigi ja ei oska, aga sealt saab väga head infot ja ma arvan, et keda huvitab, saab selle kohta ka uurida ja seda saab ka siis kanaldada. Aga miks ma ütlesin, et nagu süsteemid versus erinevad meetodid, et ma räägin sellest mineviku eludest ja sellest tuleviku potentsiaalist nagu selle mõttega, et me siin tänases päevas tunneksime end kergemalt, et me tunneme, et meil on mingi mõte, mingi sügavam eesmärk elus ja et see aitaks meil edasi minna ja oma siis täispotentsiaali välja elada. Aga mõnikord võib juhtuda, et inimesed lihtsalt mõtlevad, et kui äge oleks teada, et kes ma siis eelmises elus olin, ma ei tea, Napoleon või Buda või printsess, mingid printsessid. Et tegelikult, kui nüüd nende süsteemide kaudu uurida, siis see on lihtsalt, et sisestad oma sünniandmed ja ta annab sulle sellise loogilise seletuse kuidagi, millega siis nagu ka ratsionaalne mõistus saab tegeleda, selgitusi otsida ja selle najalt siis edasi minna. Aga need meditatiivsed rännakud, teraapiad, kanaldused, need on sellised meetodid, kus väga tihti inimene, kes siis selle ette võtab, ta kogeb uuesti läbi neid samu tundeid, seda sama situatsiooni, mis tal siis seal kauges minevikus hinge teekonnal on olnud. Et alati peaks endalt küsima, et miks ma tahan seda infot teada saada. Et see ei pruugi olla lihtsalt mingi lihtne meelelahutus, et sul peaks olema ikkagi mingi konkreetne küsimus, mingi konkreetne olukord, mida sa tahad siis siin tänases päevas lahendada või kuidagi nagu edasi liikuda. Et kas ma olen valmis, eriti just nende hüpnooside ja Akashi kroonika puhul, kas ma olen valmis ka selleks, et sealt tulevad sellised vastused, mis mulle ei pruugi meeldida. Et ma arvan, et kellelegi ei meeldi teada saada, et sa olid eelmises elus mõrtsukas. Lihtsalt üks näide, et eelmises elus keegi on olnud näiteks mõrtsukas või kellelegi halba teinud
ja seeläbi siis selles tänases elus võib-olla sa koged neid asju, mida see toonases elus see teine osapool pidi läbi elama. Või kui inimene on näiteks eelmises elus kuidagi hukkunud traagiliselt, et kõik need tunded ja olukorrad, need siis tulevad nagu uuesti. Loomulikult mitte, et sa ei ela seda nagu reaalselt läbi, vaid et see tuleb nagu tunde tasandil, et sa tunned kõiki seda emotsiooni, kõike seda olukorda, mis seal oli, et see ei pruugi meeldiv olla. Aga loomulikult, kui seal oli midagi toredat, olidki eelmises elus kuninganna või keegi ja mingid pallid, tantsud ja et see nagu positiivne tuleb ka sealt läbi. See nagu, et kindlasti see annab juurde, kui sa oled valmis selleks. Aga neid human design, astroloogiat, Destiny Matrixit, neid ma soovitan küll vabalt kas või kohe täna uurida. Ja et miks ma üldse tahan teada kõiki neid asju, et kas mul on lihtsalt mingi uudishimu või ma päriselt tahan ennast aidata. Ja kõige olulisem ongi see, et kui lähed neid teemasid uurima, siis sellise suhtumisega ja hoiakuga, et need küsimused, see info, mis ma sealt saan, see läks kõigi asjaosaliste kõrgeimaks hüvanguks, et lahendada või parandada mingit hetke olukorda elus. Nii. Kuusõlmed. Et kui ma selle videosarja välja kuulutasin, sinu isikliku elude eesmärk, siis ma pakkusingi välja need teemad, et kõigepealt siis vaadelda seda, et mis see eesmärk oleks siin elus meil sellise loomupärase oleku või seisundina. Siis kuidas vabaneda võõrastest mõjutustest, et lasta oma sellel ehedal, autentsel olekul särada. Ja siis kolmandaks seesama, mis me täna siin arutame, et kuidas siis konkreetselt teada saada, et mis need sinu loomupärased seisundid või olekud või see täpsem eesmärk üldse on. Ja kui neid meetodeid vaadata, siis astroloogias ja human designis on olemas selline aspekt nagu kuusõlmed. Ma kohe räägin täpsemalt, mis need on. Kuusõlmed ei ole taevakehad iseenesest. Need on punktid taevaruumis, kus siis kuu orbiit ehk siis kuu liikumise trajektoor lõikub maa liikumise trajektooriga. Et see on sinu sünni hetkel siis see, kus kohas see punkt asus taevaruumis. Ja selle järgi arvutatakse välja kas astroloogia sünnikaardis või human designi kehakaardis kuusõlme teemad. Et see näitab siis sinu hingeteekonda minevikust tulevikku, hinge liikumist. Ja see näitab ka seda, neid teemasid, mis on siis olnud varem eelmistes eludes või mingid, mis on need teemad, mis on juba sulle tuttavad. Ja need teemad, mida sa oled tulnud siia õppima või mis on siis sinu jaoks nagu väljakutsed. Ja see nihe nendelt tuttavatelt teemadelt hinge kasvu teemadele toimub umbes 40. eluaasta kandis. Ehk siis kuusõlmed ja neid nimetatakse ka saatuse sõlmedeks või karmasõlmedeks, et igate teemas. Ja kaardidel siis, kas astroloogilisel kaardil või human designi kaardil, sümboliks on sellised aasakesed, nagu ma olen siia pannud. Lõunasõlm. Lõunasõlm on see punkt, see info, mis näitab meile, mis on sinu ellu kaasa antud kogemused ja mustrid. Et need on siis nagu need asjad, mida sinu hing on juba eelmistes eludes, eelmistes kogemustes omandanud ja mis on sulle nagu tuttavamad teemad või kuidagi isegi, kui sa ei ole võib-olla
selles praeguses elus sellega tegelenud või mingid oskused, siis need on hästi lihtne kuidagi omandada või nagu kuidagi tuleb nii loomulikult. Aga samas teisest küljest need lõunasõlme teemad, nendesse on nagu mugav kinni jääda natukene, sest et see on meie mugavustsoon ja siis sellest küljest see võib ka natuke piirav olla. Et edasi minna sinna põhjasõlme. Et see hingeteekond lähebki siis lõunasõlmest põhjasõlme. Ja see üleminek toimub umbes 40. eluaasta kandis. Ja sellest mugavustsoonist on siis vaja välja saada umbes 40. eluaasta kandis, minnes üle põhjasõlme teemadele. Põhjasõlm näitab seda suunda, kuhu su hing loomulikult tahab kasvada ja mis on sinu tuleviku potentsiaal ehk väljakutse, mis on sinu eesmärk selles praeguses elus, kuhu su hing tahab areneda. See on siis see baas. Nii astroloogias kui human designis on need lõuna ja põhjasõlme info olemas. Täpsemalt ma näitangi teile nüüd, kuidas see human designis kaardis välja näeb. Kas sul on juba oma human designi kaart olemas? Kui veel ei ole, siis internetis on väga palju kohti, kus seda saab tasuta alla laadida. Sisestades oma sünniaja, kellaaja ja sünnikoha, siis arvutab välja ühe sellise kaardikese. Mul on siin pooleks lõigatud, et ainult oleks näha need asjad, mis meid praegu huvitavad, sest muidu see kaart oleks liiga suur. Et on olemas nii eesti keeles, inglise keeles, leiate omale sobivad internetist. Ja nagu me juba nägime, siis enne on need aasakese kujud. Et kui sa laed alla selle human designi kaardi, siis siin on 2 tulpa. Vasakul on punane disain ehk alateadlik info ja paremal on must ehk teadlik info. Ja nende põhjasõlme ja lõunasõlme kõrval on sellised numbrikesed. Need numbrikesed on human designi väravad. Väravad ehk siis mingid energeetilised teemad. Mingid iseloomu omadused. See ongi see olek, millest ma siin juba algusest peale rääkinud olen. Et kui need numbrid siis lahti tõlgendada, saadki teada, mis on see sinu loomupärane olek, mis on sinu jaoks juba omane, mida sa oled nagu õppinud siin eelmistes eludes juba ja millega sa tegeled oma eluaastate alguses ja mis on see põhjasõlme olek või teema, millega sinu hing tahab edasi areneda pärast 40. eluaastat. Ja paremal pool on siis need teadlikud asjad. Alateadlik tähendab neid teemasid, mida sa ise võib-olla ei taju nii palju, aga teised näevad paremini sinus. Ja teadlik on see, millega me siis ise ennast lihtsamalt samastame. Ja konkreetse näitena ma siis tõin enda selle kaardist välja, mis need numbrid tähendavad, et igal väraval on oma nimi ja oma kirjeldus. Selle kohta on eesti keeles on väga palju infot, näiteks Elena Koidu lehel, minuhumandesign.ee. Samuti on eesti keeles raamat, Jenna Zoe, üks valge human designi raamat, kus on iga see numbrikene, see värav välja toodud. Kokku on human designis 62 väravat. Et infot on palju. Kõiki neid ei pea teadma ega pähe õppima. Vabandust, 64 väravat, ma ajasin segi. Ja, 64 väravat. Et pigem siis keskenduda ainult sellele, mis hetkel oluline on nendel sinu kaardis, et muidu võib nagu segaduseks minna.
Et kui sa hakkad vaatama oma kaardi, siis võtagi ette ainult need aasakesed siin, vaata näiteks, et nii, mis on minu mineviku teemad kuni 40 aastani. Lõunasõlm on siis see, mis allapoole on see kumerus ehk siis lõuna poole. Ja minul näiteks on siin värav 46. Vaata ainult neid esimest numbrit enne seda punkti. See pärast punkti on juba nagu täpsustavam info, et seda alguses ei ole vaja vaadata. Võib muidugi, aga alusta sellest lihtsalt see 46 või mis iganes number sul siin on. Ja näiteks minu kaardis siis see teema on kehatarkus. See asub identiteedi keskuses, värav 46. Ja see on selline energia, mis kui seda õigesti väljendada või kuidagi nagu loomulikult väljendada, siis see aitab sind õiges kohas olla õigel ajal, et nagu läbi keha väga armastada oma keha ja seda kehastust ja kõike kehaga seonduvat keha eest hoolt kanda. Kui sa hästi kannad oma keha eest hoolt, siis see kannabki sind läbi elu, ehk nagu usaldada hästi elu. Ja see on ka armastuse kanal, et sellepärast ma tunnengi, et minul nagu see olek või see seisund, millest mina ise hästi palju räägin, on selline armastuse olek ja seisund. Et see võib igal ühel ju erinev olla, sõltuvalt sellest, mis sinul seal kaardis välja tuleb. Ja see teadlik pool mul on siis värav number 6, mis on emotsioonide keskuses. Ja see on intiimsuse, läheduse kanal, mitte kanal, vaid värav. Ja loomulikult siis põhiteema on emotsioonide õppimine, et armastus ja emotsioonide õppimine on siis minu ülesanne siin elus. Ja intiimsusega seoses loomulikult ka suhted, inimsuhted, et kellele siis ennast avada, kellele mitte, emotsioonide väljendamine, emotsioonide tundmine, et leida siis lõpuks see emotsionaalne tasakaal ja küpsus. Ja kui need teemad on ära õpitud ja et ma nagu tunnen, et ma ikkagi oma sellest mugavustsoonist olen nõus välja astuma. Et me ütlesime, et need lõunasõlme teemad on nagu mugavamad ja tuttavamad. Ta näitab ellu kaasa antud kogemust ja mustreid. Aga teisalt need võivad siis meid nagu kinni hoida nendes mugavates teemades. Aga hing tahab minna edasi tuleviku teemade juurde. Hing tahab edasi õppida, mis seal põhjasõlmes on. Põhjasõlm on siis see, kui see aasake on nagu ülespoole. Ja minu kaardis on need näiteks värav number 25 ja värav number 36. Ja need on samuti siis universaalse armastusega seotud süütu ja lapselik usk ellu, andestus, elu täielik usaldamine. Ja värav number 36. See on siis täielik emotsioonide kogemine ja kriisidest õppimine. Et minu kaart on selline. Et kui sa nüüd kokku panna selle 4 numbrikese värava põhjal, siis kokkuvõtteks tuleks, et minu elu eesmärk siis ongi kriisidest ja intensiivsetest tunnetest ja konfliktidest kogemuslik õppimine. Selle saab nagu loogiliseks tervikuks siduda selle info, mis sa sealt kaardist välja saad. Seotud armastava seisundi ja ootusteta armastusega ja emotsionaalse tasakaalu ja küpsuse leidmisega. Ja nagu ma ütlesin, iga see human designi kaart on väga individuaalne. 2 ühesugust kaarti ei ole olemas.
ja see, et mina räägin siin mingitest armastuse ja emotsioonide teemadest, et need on küll üpris väga universaalsed teemad, eks ju, aga sinul võib-olla on need hoopis mingid muud asjad, mida siin elus on vaja arendada. Astroloogias loomulikult on ka need lõuna- ja kuusõlmed, aga seal siis on sodiaagi märkide kaudu. Ja huvitav on ka teada, kuna ma ütlesin, et human design ühendab astroloogia ja need muud teadused, siis iga human designi väraval, igal numbrikesel on ka tegelikult sodiaagi märgi vaste. Et ma saan isegi selle human designi värava järgi teada, mis mul on need astroloogia sodiaagi märgid. Näiteks lõunasõlm neitsis ja põhjasõlm kalades. Et põnev, uurige seda põnevat asja ja kes tunneb, et tahab veel sügavamalt minna, võib leida võimalusi, kuidas siis, kui on konkreetsed küsimused, minna sinna sügavamalt oma eelmiste elude teemade juurde. Ma loodan, et see video, see mõtisklus, see jutt siin andis teile võimaluse näha oma elu kõrgemalt perspektiivilt. Mida ma mõtlen selle all? See tähendab seda, et need asjad, mis meil täna siin elus juhtuvad, olukorrad, inimesed, kellega me kohtume, me ei tea kõike, mis selle põhjused on või mis need tagamaad on. Et meie näeme ainult seda oma praegust tänast päeva ja neid teadmisi, mis meil on. Aga kui me vaatame kaugemale hingetasandile, mis see on palju suurem. Et võtame vastu, et kõigel on mingi põhjus. Ilma asjata niisama midagi ei juhtu ja kokkusattumusi ei ole. Et selle videoga siis võtan kokku selle hooaja. Lähme nüüd jõuluperioodile üle. Kui sulle meeldivad need teemad, siis oled teretulnud siia Nauding Energiast kanalile. Samuti leiad mind Instagramist. Võid kirjutada mulle e-maili teel hello@marispahn.com. Suur aitäh, et sa veetsid minuga ja kuulasid lõpuni peaaegu selle tunnikese koos veedetud aega. Sa oled ilus hing. Igaüks meist on unikaalne hing. Aga see, et me siin koos oleme, tähendab, et ka meil on mingi hingeühendus ja ma olen nii tänulik, et mul on võimalus nii toredate inimestega koos õppida ja seda teed käia. Jääme kuulmiseni ja ilusat aasta lõppu, hoidke ennast, olge terved ja palju rahu ja kergust sinu isiklikul elutee eesmärgi täitmisel. Suur aitäh, mina olen Maris, näeme varsti!